mina joon hoopis niimoodi. Ja sellel on palju suurem jõud ja käsi vähem ära, sest mul terve ranne toetab siia vastu. Muidu mul on kõik rohkem sõrmedega peab seda pigistama ja käsi võib ka ära ligiseda. Aga no võime esialgu kõik nii alustada, see on nagu lisaasi. Aga kui ühe käepinnad rikalt on, siis teine tuleb hoida kindlasti niimoodi, muud varianti ei ole. Kuidas seda hoida? Paralleelselt maapinnaga, enam-vähem. Sul on praegu terav. Enam-vähem seisab püsti või õige natuke tuleb ilmselt küürutada muidu. Ja siis ta... Ja muidu kui hakkad lööma, siis tunned nii, et ta lõikab rohu läbi. Kui liibised üle, tähendab, hoiad liiga püsti rikalt. Aga kui tunned, et võtab magusasti, siis on õige nurk. Ja kui läheb maasse, no siis muidugi selgelt on liiga alla vastu. Enam-vähem paralleelselt maad on. Ja muidugi nüüd on kaks võimalust, kas liita siit tagant täiesti puhtalt, nii et rikalt on kogu aeg maas ja siis jääb siia ilus sirge äär. Ei ole mingit vahepealset pikkust, nagu mul praegu jäi. Aga kuna praegu pikalt ei ole korralikult terav, siis ma ei jaksa nii hästi teha. Me võime praegu ka nii alustada. Üldiselt see tuleb, on alguseks üsna esimene asi, mis kui juba see lihtsalt löömine on käes, siis võib harjutada seda, et pikalt kand on kogu aeg maas ja teeb siia ilusa sirge ääre. Muidugi niimoodi saab teravaks, aga see on ilge nikerdamine. Ütleb, et nüüd nurdu veel päris üle kõvera nurga järgi. Ja kui ta ei ole sirge, siis see vikati lõika üldse nii magusalt, kui see peaks nagu ühte jutti mööda minema see terav. Seda küll, et sepa on päris äkki. See peab natuke rääkida.